See olen mina, Jakob Kuurberg, keda seal maetakse. Siit samast moelt kuni Tapale Pika tänava alguseni kantakse mind kätte. Seal on ootamas obuvanker, millega mind viiakse Ambla kirikuaeda ja asetatakse minu viimasesse puhkepaika. Mullast oled sina võetud ja mullaks pead sina saama. Tegelikult oleks huvitav teada hoopis, mida kirikuõpetaja minust räägib. Lahkunust räägitakse ikka ju tavaliselt hea, eks ole. Imelikud on need kirikumehed. Vii neile igal nädalal salaja viina, aga nemad kuulutavad kantslist viinapruulid vanakuradi käsilasteks. No küllap ta ikka head räägib, sest nii palju jõukust ei ole talumehed mitte kusagil mitte kunagi kokku ajanud kui siin moel. Mina tulin moele 1886. aastal Katsinast, kus Tsaaripere apteekrina võis kokkuhoidlik inimene kenakese varanduse kokku kraapida. Ega ma siia ilma plaanita ei tulnud. Viinast tundus tulu tõusvat ja siin oli viinaköök tühjalt seismas. Ladusin von Wrangelile 60 000 lauale ja mõis saigi minu omaks. Sellest on nüüd juba 21 aastat. Me ju aitame, me ju toetame sind, aga me ei saa isa hoolt ja vaeva lihtsalt niimoodi võõrastele maha müüa. Pealegi su enesetööd on siin nii palju sees. Ja see oli isa soov ju, et sina seal jätkaksid. Lisaks oled sa ainus inimene, kes kohalikke olusid ja inimesi tunneb. Ega me sind hätta ei jäta. Saadki siin tehasega ennast kurssi viia. Kallis venn, ma tuleksin ju ise siia, aga minu töö ei võimalda seda hetkel. No laske nüüd natukene olla. Maikuu on juba käes ja meil pole veel vili ja kartulgi veel kõik maas. Kõigepealt tegeleme sellega ja siis vaatame, mis sellest viina ajamisest saab. Must, muld ja põllukultuurid, need on alati sinu jaoks kõige tähtsamad olnud. See, mis sa ette võtad, see läheb kenasti tööle. Viinategu pole mõnda aega ette näha. Saadki paberimajandusega ennast kurssi viia. Ja küttepuud on ka metsast välja toodud. Praagavedu on põldudele lõppenud. Tundub nagu puhkus. Ma mõistan seda kõike, aga minu sees keeb. Mul on tunne, nagu isa meid jätnud ja reetnud. Lõpetab kevad tööd ja selle asemel, et puhata, ta lahkub jääda. 5 mõisa, viinaköök, õlleköök, restoran, kõrts, poed. Seda on ühe inimese jaoks liiga palju. Ma imestasin alati isa vaadates, kuidas ta jõuab seda kõike. See tundus mulle eeraklase tööna. Ja nüüd tahate selle kõik minu õlgadele panna. Aga kui ma ei jõua, kui mu jaks ei käi sellest üle, vastutus ei ole ainult hooned ja maa, vaid enne kõik inimesed. Isa tundus mulle määr, kelle kõrguseks mina kunagi ei küündi. Mina olen ja jään väikeseks mättaks tema kõrval. Ja kuidas saab siis mätast kanda mäekoorma? Aga võib-olla sa ei ole isegi aru saanud, et oled vahepeal mättast mäeks saanud. Kellegi ei ole ümbruskonnas nii ilusaid ja saagikaid põlde. Kellegi ei ole nii selget vaadet homsesse. Ma olen siin terve elu imetanud. Mina arvan, et sina oled kõige õigem inimene, kes isa tööd peaks jätkama. Isa otsustas selle siin kõik sinule jätta, siis ainult selle pärast, et tema sind tundis ja sinusse uskus. Ju ta nägi sinus midagi sellist, mida sa ise veel näinud ei ole. Lisaks on sul süda ka õige koha peal. Ja ära üldse kahtle endas, et sa selle kõige majandamisega siin hakkama ei saa. Ja sa ei ole üksi. Sinuga me oleme kõik.
kõik, kes sinust hoolime ja sellest armsast moemõisast sama palju kui sina isegi. just, ja ma luban, et ma hakkan siin nii tihti käima, et sa lõpuks palud mul selle pidevalt jalus tolklemise ära lõpetada. sõnad. väärtusi luuakse tegude, mitte sõnadega. kui sa kellestki või millestki hoolid, siis tuleb seda näidata tegudega. aga kui minu jaks sellest mõisa majandamisest üle ei käi, kas te tulete siis appi ja võtate selle vastutuse või? kõik, haige. Arve! Me oleme pere. Pere ei jäta teineteist hätta, juhtugu mis tahes. Miks ole aus? no ma ei tea, no mis tahes. August! Päriselt või? no eks me oleme ikka abiks ja toeks. kas valan väikese pitsikese? isa tehtud peenviin. Arve, te ei joo. vala. vala veel. täna võtame siia 2 pitsi. August! Arved! Evald! saame siin käed ribatud paistada. Võtta sul ära midagi. Natukene paremini käis liides kui meie sinuga. No kuule, kui tahtes, siis lõi ennast ikka nii üles, et kõik ümbruskonnas saksad olid kadetuses sinised. Sinised jaa. Kord tead oli sekskel lugu, et pantseeris Lehtsev mõisahärra oma prouaga külateel. Sõitis Kurbergi härra mööda, astus Lehtsev paru sammu kõrval, aga põllul oli värske sõnnik kuhjas. Härral jäi kand mätta taha kinni ja sinna sõnniku sitsi plärakuti täpil külili käiski. Küll siis tead, Kurberg rääkis ja küsis proua käest. Kuulge, kas see külamees tüütab teid? Viin äkki ära. Ossa jumal, kus siis see Lehtse parun aukus ja paukus. Nii. Mis sa nüüd teed? Vaata jõpi, poiss. Igas töös on oma nüansse. Nii nagu viinameistrid annavad põlvest põlve edasi isadelt poegadele oma salateadmised. Nii ka viinavedajad annavad oma salateadmised põlvest põlve edasi. On sinul ka aeg saada juba korralikuks viinavedaja selliks. Nii, lasku põlvili siia nüüd. Sellesama viinaga pühitsen mina sind salajase viinavedajate gildi liikmeks, mis sisse on läinud, see ärgu iial välja tulgu. Segased, kurat! Mis nüüd nii kuri teada? Oleme meie kõik selle üle elanud, elad sina ka. Selle auguga on nii, et siia oleme punni ette ja oleme pitsapunni kasma ilusti. Nii, kellele see kurja teeb? Me oleme rahul, mõisnik on rahul. Ei, tead on rahul. Need sugune on ka rahul. Oot, naabrimees tuli mul üks päev varavalgel jõudis koju. Ei, kohe vastab. Kus sa nii kaua käisid, kus sa jokutasid? Tahaksis räägib, et tead, panin kõrtsi ees pimedas kogemata hobuse valet pidi vankri ette. Aga sa tead, kui aeglaselt hobune läheb, kui ta käru lükkama peab. Ei, siis vastab, aga kui sa nägid, et valet pidi oli, miks ta siis teistpidi ei pööranud? Tahad vastas, aga kus mul kiiret? Näed, oleks veidi veel oodanud, oleks sa juba muretsema hakanud, nüüd sa ikka sõidab. Aga mis te selle piiritusega teete? Selle piiritusega müüme kõrtsile maha ja raha jagame ära. Just. Mis te selle rahaga teete? Rahaga läheme kõrtsit ja ostame viina. Viilid ennem jaule ei saa. Poiss, ütlen sulle üht asja. Kui jooma hakkad, joo senikaua, kuni viin on kibe. Kui viin magusaks läheb,
siseda järgi ja. Joodikule on antud 5 meetrit. Ja joodiku naisele 10. Aga kui mees tahab ikka juua, siis ta joob ikka. On nõnda? On. Jah. Vähe räägib, aga kui ütleb, on asjal sügav sisu. jah, eks see õige jah, eks parem ikka mehel juures viinalõhn kui munnalõhn. tead, kui sa kunagi naise võtad, siis tuletame neid sõnu sulle meelde. ja pea meeles, kui sa omale naist otsid, siis vaata, et naine ei joo. Sellepärast, et viin käib naisest üle nagu petrool konnas. Tead, 3 asja on raske vedada, seda pea poiss meeles. Äkert, õlekoormad ja purjus naist. Ükski ei püsi peal. Teie suust selget sõna ei kuule, vaata, mina ei tahagi naist. Kui tema ei taha naist, tead, võta tünnist, võta pits paneb ja siis näeme, kuidas sa naist ei taha. Lähme, lähme. kui ma lamasin oma surivoodil, hakkasin mõtlema, mis saab sellest moemõisast. Vaatasin oma lapsi ja kahtlesin, kas on neis ikka seda Jumalast antud vaimujõudu, mis hoiab elu sees nii mõisal kui külal. Ja siis, kui saabus minu juurde surmaingel, surusin ma hambad kõvasti kokku. Millegipärast tundus mulle, et kui ma hambad avan, siis lendab minu hing koos ingliga minema. Nii ma hoidsin hambaid kõvasti koos, kartmata teha, julgemata teha seda viimast hingetõmmet. Surm on ju tegelikult hirm teadmatuse ees ja mitte enese pärast. See, kas mind ootab ees taevas või põrgu, see pole üldse oluline. Oluline on see, mis minust maha jääb. Mis saab sellest, mida mina olen suure vaeva ja armastusega loonud. Kas need müürid siin sammalduvad või annavad tööd veel aastasadadeks? Aga Arvet on mul tubli poeg. Nii prisked pole moepullid kunagi olnud ja nii siledad moepõlludki. See 1907. aasta möödus lennates ja Arvet on tubli poeg. Inimene peab elama ju nõnda, et elu esimesel poolel oleksid lapsed uhked sinu üle ja elu teisel poolel oleks sinul põhjust uhke olla nende üle. Arvet sai kohe aru, et kohaliku rahvaga tuleb hästi läbi saada. Anna neile präänik ja nemad annavad sulle 2 vastu. See, kes saada tahab, peab oskama ka anda. See on haritute ja jõukate, mõjuvate ja valitsevate seisuste kohus oma eeskujuga mõjuda. Vähe sellest, et teie võiksite oma viina valmistamist koomale tõmmata, peaksite just teie olema esimeste hulgas, kes selle 2 rahvale eeskujuks hukka mõistab. Alkohol ei ole inimese loomuvajadus ja selle liittarbimine kogu ühiskonnale palju kurja võib teha. Siin on meie koostatud uurimistöö, kus enam kui 100 arsti alkoholi liittarbimise hukka mõistavad. Austatud karstusselts, ma olen teiega täiesti ühel meelel. Kuid ometi ei saa sellest lähtuda kõiki nurki kaalu võtta. Viina ei olnud Eesti rahvas juba ammust ajast. Algul oli see vaid arsti,
mida sai ainult apteegist osta. ja mida isegi emad oma väikelastele tõvede korral seespidiselt manustasid, lootes, et see teeb nad tugevamaks. ja sellest on kirjutanud ka teile teada-tuntud doktor Päär Tartust juba 100 aastat tagasi ilmunud raamatus eestlaste endeemilisest haigustest. ja seega on tõestatud viina positiivne mõju inimesele, mistõttu ei pea ma vajalikuks viinatehase täielikku sulgemist. Kurat, see on juba, tead mis, ma ei jõua seda pläma enam kuulata. Kuule, mehed jõuvad, nii et ei tee vahet, kas on hommik või õhtu. Ja kui on kõik peas, siis ajavad naisi taga. Ei tee vahet, kas on enda või võõras, noh. Kus nii oli? Ole vakka! Ja teinekord magavad tee pervel, hobune ootab kenast, et saaks peremees üles tõuseks, saaks koju minna. Ühele hakkaski hobune astuma. Peremees oli jalgpidi oheliku kinni ja no sa ta järgi loises, jah. Omal püksid rebadel tead, jah. Külaraavises on naeru kinni pidada, aga no milles on lapsed süüd, et nemad peavad sihukest vaatepilti nägema? Jaan, rahune. Me mõistame sinu seisukohti, kuid katsume neid nüüd kuidagi asjalikus vormis edasi anda. No aga see pole juhtunud ainult ükskord, et seda võiks nimetada juhuseks või noh, mingi eksituseks. Sihukest paska leiub siin kogu aeg, teinekord on kõrtsid minevad rahvast nii täis, et nankriga üldse müüda ei saa. Mõni magab tead. Ja sooja lehma sita sees, tead, noh. Kuule, mis saab niimoodi meie maast ja meie rahvast, kui kõik inimesed unustavad töö tegemise ja ainult kordite kaupa viina sisse valada? Jaan, me mõistame sinu sõnade sisu, kuid katsume neid nüüd kuidagi viisakalt edasi anda. No, samas kuluks ju inimesele pärast rasket tööpäeva palju rohkem ära puhkust. Külakiitel, ringmänge mängides või Ritsumaesaalis ettekandeid. Ole vakka! Kallist räägi mäng sul keegi mingit ringmängi. Mina olen mänginud Tagumine Parvälja ja Kivikuning. Ole vakka! Ja Pritsumaa ja üldse tuleb nii vähe rahvast. Vaata näiteks seal kahe peaga vasikat või habemega naist, siis on kõik kohal, aga kui mingi loeng tuleb alkoholi kahjulikust inimesele, siis on seal mõned käputis rahvast, need naeravad ka seda nagu anekdootid ja noh, ja pärast lähevad kõrtsi regelt selle sama jutu edasi, vot. Tantsuõhtul oli küll Pritsumaa ja silmini rahvast. Ole vakka, täis oldi seal küll, sest siis pandi seal näpsu, noh. Kuulge, teie vestlust on põnev kuulata, kuid täna ei ole me selleks siia tulnud. Ma saan aru, mida te siis soovite? See, et viinavabriku uksed kinni paneksime ja kõrtsidele enam viina ei müüks või? Aga kui panemegi uksed kinni, siis tulevad järgmised ja viin voolab kõrides edasi. Mõelge ometi, mida head on viinavabrik moelda toonud. Siin saavad tööd ja korralikku palka kohalikud peremehed, kes peavad üleval oma lasterikkad peresid. Meil on korras põllud ja risked pullid. Just, ma tahtsingi selgitada meie tuleku põhjust. Iga kirikuõpetaja teab, et viin on saatanast. Siis sinul ei tohi olla teisi jumalaid meie armsa Kristuse kõrval. Aga viin on saanud tänapäeval jumalast tähtsamaks, mille peale vaene inimesel raiskab palju rohkem aega. Kuulge, inimene istub potil ka päris kaua. Kas peame nüüd hädal käimise ka ära keelama või? Tuletan teile meelde, mis oli Jeesuse esimene imetegu, kui ta Kaana pulmas vee veiniks muutis. Sest sealsel rahval ei olnud enam midagi juua. Ja seda muideks oma ema pald. Kalla kallis isa käsi. Ja lisaks ei saa jätta märkimata, et kirikuõpetaja ise lausa armulaual rahvale veini suu sisse kallab. No kurat, see on juba teab, mis meie tuleme siia heas usus, et meid mõistetakse ja meie probleemil äkki lahendust leitakse, aga siin hakatakse meie jumala austust sittumisega võrdnud. Ja piiblis on kirjas, et sina ei tohi jumala nime ilma asjata suhu võtta. Ole vakka! Ma ei ole siiamaani aru saanud, mis oli teie siia tuleku tõelised põhjused. Me tahtsime üle anda kokkuvõtte meie korraldatud vestlusest kohalike inimestega. Me tahtsime teada ja küsisime, millist kahju on liigne viina tarbimine rahvale teinud. Ma ei hakka siin loetlema kõiki kirjeldatud tagajärgi, vaid ainult peamisi. Vestluses selgus, et kuna raha viiakse kõrtsmikule, siis jääb purjutavate vanemate lastel koolis käimata, kuna riided ja õpikud maksavad. Lisaks kaasneb õppimisega teisigi kulutusi. Seega on suurimateks kannatajateks lapsed.
me tulimegi siia teie jutule, et kas mõis võiks toetada laste kooliteed, sellepärast et targad ja arukad inimesed on tulevikus kasuks meile kõigile. jah, sest enne võtab siga sita söömise kui mees viina joomise, olgu siis sellest niigi palju kasu, noh. ja lapsed. no hea küll, oleme kokku leppinud, aga kui mõistate mind, siis tööd on palju ja ma palun teil lahkuda. Palun teil kaasa pakkida mõned meie vabriku näidised. See on minu enda retseptidega tehtud peenviin. Seda on vähestes kogustes ja eriti Hiinas. Ei, see nüüd küll vajalik ei ole. jah, muidugi vabandust. 3 päeva. Ma tahtsin küsida veel, et jah. Mida siis? Te olete siin nii üksi. Ei naist, ei lapsi. Õed ja vennad muidugi käivad siin ja toetavad. Aga kas nõnda raske ei ole? Ma väga vabandan oma otsekohesust, aga kõrvalt on seda isegi natukene nukker vaadata. Te tähendate küla jaoks nii palju. Aga kas seda, mis teie inimestele annate, nemad teile seda ka vääriliselt vastu annavad? Ma vist läksin nüüd liiga otsekoheseks. Tänan muretsemast, kuid minuga on kõik kõige paremas korras. Tööd on tõesti palju ja ausalt öelda ma ei kujutagi ette, millal mul oleks aega veel perega tegeleda. Aga kas üksindas niimoodi inimese hinge ja südamesse mitte haavasid ei löö, mida hiljem palju raskem parandada on? Ma tahtsin ainult öelda, et kui te tunnete ennast üksi ja teil ei ole kedagi, kellega maailmassu arutada ja elust üldse rääkida, siis ma oleksin väga meelitatud, kui te saadaksite kutse. Ma olen teie jaoks alati olemas. Tänan, seda on hea teada, aga vabandage mind, ma pean nüüd töötama. Laske kõgetel käia, pilved on madalad, tahaks enne vihmanit koju jõuda. Mina ei tea, kuidas see niimoodi on. Paned täistunnid peale, sõidad pupa jaam. Tõstad maha, paned tühjad tünnid peale, sõidad pupa vahel. Kurat, nii läbi võtab nagu rassis päev otsa metsas puid teha. Lähed koju mõttes. Nii kui koju jõuan, kohe keeran magama. Aga nii kui tühjast raha piigu makstakse, läheb küll ära ja keerad kohe kõrtsi poole. Eks kummaline luua. Vaata, kui Heit midagi kodus seletab, siis tuleb alati siuke hea uni peale. Aga kui kõrtsmik midagi seletab, siis läheb jälle silmad ära. Jutul ja jutul on vale. Heit räägib, mida vaja kodus teha. Aga kõrtsmik räägib, mida maailmas on uut. Need heided on ikka tüütud, nad kohe ei oska puhal. Kogu aeg on neil vaja midagi teha. Vaat, meil on neil vaja rääkida sellest, mis meestel on kodus vaja teha. Vaata seda. Sina siin oma raske tööga perele kopika teenid. Seda kuradi teised ei pea tead miskiks, ma ütlen. Poiss raisk! Pided asi tünnib sisse ja ega siis oma raha tuleb välja teenida ja maha rotile ei jookse nii, et su... Ei. Kuidas sul nii palju vaati jäi? Ega mul ei jäänudki, ma ise jätsin. Sama lugu minu pankuri härra käest küsib puhegi. Kuule isakene, kuidas meie raha teenime? Et minu inimesed toovad meile raha hoida ja siis pärast annad selle samase raha tagasi neile. Isa ütleb, et koole poiss, et see on täpselt sama lugu nagu sahvrisse pandud juustukeraga. Võtad vahepeal välja, pöörad ringi, paned tagasi, aga näpud jäävad rasvaseks ja niinas on hea lööb. Jah, ega siis ennast ei saa tead rõõmust ilma jätta. Ära nüüd liiale mine. Midagi, millegist peab elama ka, see läheb kaubaks. Need karskusseltsi omad käisivad Kurbergil juba kaebamas, kurat, et meestel on vooris juba näpud liiga rasvased.
põrsakari, ma ütlen sulle, tead, see mees, kes ei taha naabrimehega õhtul tiirakest viina või kibekannu õlut juua, see on loll. Ise ei taha teenida teistele ka ei lase, no kurat. jah, eks see kõrtsitee on ikka kõige lühem. ja mis sa räägid, mitu korda sa see suvel viina võtsid ka? Kahel? Mulle 2 päeval vahele. mis sinuga juhtus? Mis, no, ühel päeval oli haige, no. ja teisel? Puhas oma oletus. Ai. Ega ikka jooginäil oli ka palju suurem. Parem ole tead 1 päeva joomata kui 7 päeva söömata, jah, vaat nii. 7 päeva ära. see ostab mees endale viina. Saab peale kauba uue mees. Aga kui mees tahab ikka juua, siis ükski kuradi karskluspartei või mis ta seal on, ei takista. Nõnda on. Kuldsed sõnad. Harva ütleb, aga kui ütleb, paneme piiblisse kirja. Tervist, mees! Lähte täna hilja peale. Olete, et naiste käest pravada ei saa. Nii, siin on siis 50 kopikat täismaasi jaama viimise eest ja 10 kopikat tühja tagasi toomise eest. Nii, palun. Aitäh. Küla peal naised on karusel ja püha pea täis. Mina ei ootanud nende mehi. Kas käib mina teile kokku kannamasin? Ei käi. Kuule, see tuleb sellest, et nad teid veel küllalt hästi ei tunne. Kui nemad teaksid teie lahked mehed sama hästi kui meie, siis nad teaksid ka seda, et teie endale vaesaega pingakesi lubate ja selline mõttegi teie majast poole hoida või. Te puha ehitage plära! Ära, kas see... me vaja jaamas käia. Ei, oma hommikul nende kõrtsi ringis, sellepärast olge varem koha. Ja tehtud! Kõrtsi ring! et ühiselt rõõmustada meie kasvava küla ja aatelise maailmavaate üle. Me ei pea teineteist sarjama ega külade nõual taga rääkima. Eks meil kõigil ole oma väikesed vead, kuid inimeste ühtsus peitub eelkõige üksteise vigade ja puuduste märkamises ja nende heasoovlikus parandamises. Mis on inimese elu väärt ilma tunnustusega? Suurt mitte midagi, sest hinnangu meie elule annavad hääd naabrid, sõbrad, sugulased ja ametikaaslased. Seepärast on mul äraütlemata hea meel, et üks selline mees, kes kõigile hääd sõna ja palju rõõmu toob, on täna meie seal. Moemõisa härra Kurber, teeme temale südamliku ja tugeva aplausi. Põlema peaks selle ametilist, siis võib-olla saab nätmuseks rahu. Kus siis mingid tüüd saab? Ole vakka. Tänan kutsumast, austatud eesseisja. Kui palju on küll? Millal saab mõõt täis? Sellele on mina palju mõelnud. Kõigest peab tundma mõõdukust. Ja ometi peame ma nentima, et tänu meie ühistele jõupingutustele on Moemõis eelmisel aastal korralikult teeninud. Minu juures käisid Karsklusseltsi kohalikud esindajad, kes tundsid muret meie noorsoo moraalse palge pärast. Nad pidavad nägema liiga palju kurjakil mehi, mis eriti kole siis vahel ka naisi. Ega viina saa süüdistada selles.
viga on ikka joojas. ja ometi soovime oma isa Jakob Kurbergi nimel teha külale kingituse. et näha edaspidi meie laste ja lastelaste kasvamise häid tingimusi selles suhtes. mina ei ole täielise viina joomise keelamise poolt. viina võib juua, kui meel püsib virge ja mõistus on oma koha peal. laupäeviti saunas on õlu isegi kasulik ja vajalik. ja seepärast soovin, et meie noorsugu kasvaks vaimus, kus mõistetakse selget silmavaadet ja mõistlikku juttu. Kas paneb nüüd vaadiviina oksjonile, siis kingib raha seltsidele. andku siis viin parem kohe. ole vakka. ja kõigile sellele mõeldes soovime kinkida Tapa Eesti noorte kasvatamise seltsile tulevase koolimaja ehituse tarbeks maatüki ja mille ehitust oleme otsustanud toetada ka rahaliselt. teeme veel kord härra Kurbergile aplausi. kingib rootustüki, tüki seda heinamaad sinna rahvale ja perenaistel kui hea meel, et naised ja mehed jälle purjuspäeva koju tulevad. seal platsil on kindlasti jälle viina müüa ja raha teenida. lapsed saavad vähemalt õppida. ole ükskord vait. ja selleks, et noori viinakuradest eemal hoida, ei tohi antud maatükil pidusid korraldada, puhvetit pidada ega ammugi alkoholi tarbida. see on meie tingimus ja ma arvan, et see sobib kokku meie üldise meelega. mul pole lihtsalt sõnu, see on nii. soovime omalt poolt mõisahärra Kurbergile üle anda tänusedeli. muidugi, aplaus. nüüd aga mehed, volitame omalt poolt kinkekontraktile, kuhu on lisatud soovitud tingimused, alla kirjutama Tapa Eesti noorte kasvatamise seltsi eestseisja. palun asjaosalisi laua taha. no nüüd on põhjust jälle pidu pidada. mõtlesin Kalja ja ringmängu teha. kahe näoga Jaanus. Nad on siin kõik silmakirjad. olemegi koos midagi toredat korda saatnud, seda võiks tähistada. kõigi pilgud on meile pööratud, ma ei saa niimoodi käituda, vabandan. kingi ära kasuta maatükk ja karskusseltsi asjalised on tükiks ajaks muuga hõivatud. oi, neil on terve aasta, et see maja püsti saada. ja see oli ka hea tükk, et sa keelasid sellel maatükil alkoholi müügi ära. Neil on veel kauem aega, et see raha kokku koguda. ei, väga kaua. ma mõtlen seda tõsiselt, rahvas joob liiga palju. Eesti rahvas on eluaeg joonud. juba 100 aastat on igas talutares õlletõrret seid. ka see sinu armastatud teadlane Päär mitte märkinud oma
100 aastat tagasi kirjutatud raamatus eestlaste haigustest, et eestlased elavad roojuses ja mustuses. Ja elus hoiab neid vaid viin, mida nad ohtralt pruugib. Ja mis muidugi õnneks paljud haigustõved ka tapab. No ütle mulle üks põhjus veel peale selle, miks inimene mõistlikus koguses seespidiselt ja välispidiselt nende haigustega võitleb. Tead, inimese meel ehk mõistus on keeruline vigur. Meie sinuga oleme Eesti soost. Ja kuigi saksad väidavad, et nemad meist anatoomiliselt erinevad, et nad on targemad, arvukamad ja ilusamad, siis meie, kallis vennas, oleme väga heaks näiteks. Et õige kasvupinna puhul võib igast üles saada härra. Ja tegelikkuses oleme me üpris sarnas. Ja kus nüüd see viinakasu siin jutust tuleb? Tead, kõik inimesed joovad. Kes vähem, kes rohkem. Saksad joovad peenemat kraami. Talurahvas lihtsamad. Aga eesmärk on neil kõigil üks. Argipäeva unustamine. Tead, viin viib inimese tema meeltesse hulkuma. Seal hulkudes võib olla saar, mõisavalitseja, armastav, ilus, rikas. Tead küll, mees on rikas ikka alati kõrtsis, aga kodus vaene. Ja kui ju viina, siis on sõpra ka. Just, argipäeva unustamine ja unistustes elamine. Sa tahad siis öelda, et me oleme oma viinadega tehasega heategijad? Kas just heategija? Aga kus on nõudlust, seal on ka pakkuja. Ja miks mitte meie ei võiks olla need pakkuja? Ma olen jälle mõelnud, et oleksin jätnud selle tehase juba ammu. Aga kohustus küla ees ja selle rahva ees pole lubanud seda teha. Mis nad siis teevad? Kus nad teenistust leiavad, et oma elu paremini elada? Nad on ju ikkagi meie oma rahvuskaaslased. Ma tean, et varastavad. Kõik tünnid on sees nagu siilid. Aga see on ainult 5 meres. Tead, talurahvas hakkas juba siis viina varastama, kui mõisad esimesed viinakõigid püsti pani. Ja seda kommet ei ole nad unustanud. Sa võid neile anda kõik, aga Matilda laseb ta ikka välja. See on nende ametioskus. Viinavargus ei kao kunagi. Aga kas rahvas jooksis vähem, kui me teeks paremaid ja kallimaid maksa? Tead, kallis vend. Sa mõtled küll väga aateliselt, aga eelkõige hoia ikka enda asjad kõigepealt korras. Ja siis pööra pilk küla peale. Ja ole sugugi kindel, et nemad sinu arvamust ja toetust soosib. Ei ole sugugi kindel, et nad lõpetavad viina pruukimise. Kas tule välja, seda tahetud? Viinituse vabriku sein on täies leegis! Andke viina vabrikud, kui see läheb, on kaup pealine osta! Viinituse vabrik põleb juba täiega! Laske irvi! Marta, ole hea, pigem mõned dokumentid kokku igaks juhuks. Kes see meile seda tegi? Kuuleb niige värinal, kuidas teistes mõisades viinavabrikud sündivad ja paari maha põlevad.
ma ei saa, ma nägin, kuidas leegid lõid aknasest välja ja seal oli saatana nägu. Sarved olid peas, arved tõstsid katuse ära. Järsku purunesid kõik klaasid ja ma kuulsin, kuidas keegi hüüdis mind, ma tahtsin appi minna, aga ma ei saanud, mu jalad ei liikunud. Marta, palun mine nüüd korja need paberid kokku. Ma kuulsin, mis juhtunud on. Tulime kohe kohale, äkki saame kuidagi aidata. Abiks olla. Aidata? Siis öelda, kes seda tegi? Kas te tõesti arvate, et meie seltsist keegi võis seda teha? Aga kust mina tean? Ometi sobib see hästi kokku teie ideaalide ja pürgimustega. Ärge arvake, et ma nii tühine vees olen. Arve, et see ei ole praegu tähtis. Tähtis on tulele piir panna. Sina ka. See, kes seda tegi, ootavad ees hirmsad ajad. Ükski miin ei tundu nii väikese ees. Arve! Ei ole sellega midagi pistmist. Te peate mind uskuma. Palun lõpetage. Lõpetage see kellade helistamine. Nad peaksid rõõmu tooma. On pulmakad. Mis? On ristimiskellad, on jõulukellad. Palun lõpetage see kellade helistamine. Mis kellad? Vaadake, ma toon vett teile. Kas te tahate vett? Vett, tooge vett. Tooge vett, tooge palju vett, tooge palju vett, tooge palju vett. Siin sa oled, tule, ma viin su eemale siin. Ei, ma ei saa. Arvet palus, et ma paneks dokumendid kokku kabinetis. Ma ei saa tulla praegu. Ma panen, aga lähme siit eemale. Ma ei saa, mis sa arvad, et sinna need kellad ei kostu või mis sa arvad, et sinna need leegid ei paista? Palun vii mind siit ära, August Kallis, palun vii mind siit ära. Vii mind kuhugi kaugele, kus tuul paitaks mu põski. Kus laintekohin sureks ühte männimetsa lõõnaga. Seal oleks lõik oma pojaga ja kõik see hingerahu oleks kõik üheskoos. Vii mind siit ära, palun vii mind siit ära. Marta, lähme juba. Ta soovis ju vett. põlema pandi. Ja ega see Kurver küll nii kehva mees ka polnud, et tal ühtegi kadestajat ei oleks. Eks see kasvusselts oli. Kõik see saksa rahvas, kes pole Eesti soost ärratult kunagi lugu pidanud. Ja või siis need väikepruunikodude omanikud ja kõrtsmikud, kes samuti nägid Kurveris omal soovimatut konkurentsi. Kõik need naisemehed ka. Ega tea, kelle naisele ta soovimatut pilku on heitnud. Ega siis rüütellikud ei ole ilmast kadunud. Seda ma ei usu, sest räägitakse, et Kurberile meeldivad poisid. Mis? Mina pole midagi teinud. Siis pead kiirustama, sest muidu varsti oled nii vana, et keegi ei tahagi sind enam. No nii. Kuule, räägid, et Kurberile ei pidanud sellepärast naist olema, et ütlevad, et naine laevas, laev põhjas. Naine viinaköögis, tegugas. Sellepärast ei olegi. No vaat, tead. Kõigest võid sina elus ilma olla. Aga see, kui sind mitte keegi ei kadesta, see raisk keerab niimoodi hinges, et tead kohe valus hakkab. Kuule, ega Kurbergi seda hirmu küll ei ole. No küll need karskusseltsi omad oli ka tuleräästisse pissid. No kes need muud. Aga sellega ei läinud meil sugugi nende plaani mööda. Sest vaata, viinakelder jäi ju alles. Jah, viin lüüakse maa ja küll see kuradi kehas kerkib jälle. No muidugi kerkib. Jah, peaasi, et ei läinud sellega liiga kaua aega ja meie teenistus seeläbi ei kannataks. Ei ta kannata, kuule, ehitusel on mehi vaja, sõnnik tahab vedamist, puud tegemist, meil on siin mitmeks aastaks. No
seda küll, jah. aga vaata, kus lõõmas. Terve maailm oli nagu leekis. sa, poiss, ole sellega ettevaatlik. mõnel on leegid hakanud niimoodi meeldima, et ei saa kuidagi muidu, kui peab kuskile tuleräästesse pistma jälle. aga mõisahärrad ennast nägite või? Lippas nagu noor sälk, tead, kord jõe äärde ämbritega vee järgi, siis juba andis pumbale hoogu. tema silma. ossoo. mul oli tunne, et nendes oli tuld veel rohkem, kui väljas oligi. oma silmad leegitsesid nagu põrgu tuld kujutlevad maalil. Leegid peegeldusid silmadelt aina punane, mitte ühtegi muud värvi. Paiss, kurat, mis ma sulle rääkisin enne? Sinul võib ainult süda leegitseda, muud leegid on sina rahule. tühi kott, kaart püsti ei seia. praegu varik maha või pangu küla kõrtsu uksed kinni. kui mees ikka tahasid, ükski maailma häda seda ei takista. ta joob ikka. nõnda on. suurelt öeldud. aga kuidas sa saad pahedest võitu, kui inimene ise ei taha kohe pahedest võitu saada? mõni joob nii, et pole vahegi, millal või kui palju. tead? sul on püksid tules kannatada saanud. kurat! sa rajakas küll! korraks toetasin vastu. sa jätsid oma talumiku. issand, karvad puhta kärsand, kus ma nüüd niimoodi lähen? pane kittel selga, mis ei käe sul kest, muidu lihvad nagu kittel. auk sees! no jumal! sul ei ole augu kõrval ka tervet kohta. kurat küll! ossa raisk, teised püksid. pane see ette, näe siin keegi. kuhu ma nüüd niimoodi lähen? vaikselt astu, teeme paket sulle niimoodi. hea küll. ma võtan need ära siis. no aga. päris maha, jah. no aga, kurat, niimoodi me küll nüüd. me käisime kahjusid üle vaatamas ja kuulsime teie hääli. me tahtsime tänada. õnnetus on suur, kuid nähes, kui paljud meile appi tulevad, siis see teeb südame soojaks. Teie abiga saime suure õnnetuse ära hoida. ma näen, et te olete hõivatud, et me. ei, see punn teeb harjustusi. tal juhtus nii, et püksid jäivad tulde. püksid, siis on meie kohus teile uued püksid muretseda, härra Kull. jah, lähme, vaatame äkki meil enam kapis midagi. no nüüd sul küll vedas. kurat, härra püksid, see on nagu tsaari orden, kurat. nüüd sa oled külas tehtud mees. kas mõlemad või ainult peamised? minu püksid on ka kärssanud. mis ajad pole su pükstel häda midagi? täitsa põlenud on, nendega küll koju minna ei saa. muud ei ole midagi viga. mis asi? oota, mis siin nüüd? mul ka! nii on lood. täitsa söötunud. no siis on minu püksid ka kannatada. no ja küll, kuidas me siis nüüd teie arust siin koju läheme siis, neli meest ühtedes pükstes või, eks me läheme ühte jalga. on ikka ära nüüd mõned püksid veel kapis olemas. Te mõelge vaid, kui palju oleme meie neid aidanud. kas nad ei või natukenegi rahvale anda tagasi seda, mida rahvas on neile andnud? ilma Eesti talurahva pingutusteta ei oleks ükski mõis saavutanud seda hiilgust, mis nad tänapäeval kõigil uhkuseks ja vaatamiseks on. iga küla, iga talu, iga mehe pingutused kokku annavad selle, mille vilju naudivad saksad linnades ja kaugetes maades, kuhu kõikjale meie endi higi ja vaevaga tehtud märjukene jõuab. räägid sa pükstest või? just! saksa püksid on märk sellest,
et ükskord saame nautida neid vilju, mille üle me oleme kaua aega vaeva näinud. Oleme oma perede kõrvalt palju tunde kaotanud. Oleme jätnud oma kodused tööd pooleli ja talunud naiste hädaldamist. Mõtled sa ikka veel pükse või? Just! Olen eluaeg omale uusi pükse tahtnud. Ma näen siis kõigi püksid tules kannatada saanud. Need on täielikult sööstunud ja... siis on hea, et me rohkem pükse tõime. Või et ma ei teadnud. Opa! Saksa! Mehed! Nüüd midega! Nüüd! Ops! Vaata! Oota! Kohe! Lähme küla vahele. Oot tuua vist! Nagu rätsepa tehtud! Lühis, ikka uue! Poisid! Lähme küla vahele! Lähme! Jõuksed püksid! Olete puhastusseadmel juba jamast kätte saanud? Väga hea. Kas härra võtab pisikese piisakese ka? Tänan ei. Ma ei joo. Ja üldse ma ei mõista, kuidas saab töö ajal endale veel klaasikest lubada. Olge sellega ettevaatlik. Härra, ärgu pähendu. Meistri suu peabki märg olema. Joogu mees, tark mees. Ärge muretsegi. Saavad asjad üles, et tehas läheb käima nii, mis ludime. No loodame. Kas mehi on piisavalt? Sama küla pealt veel kellegi appi kutsuda. Kõik läheb plaani pärast. Homme tulevad neid vassturud ka kohale. Siis on kõik kohal. Värvimine puhastab, siin läheb mõdima. Ainult, et seadel rasket põrandat äkki oleks vaja kohendada. Äkki peaks juurde valama. Betooni. Katsuge ikka eelarves olla. Pole seal põdarat veel häda kedagi. Seisid siin vanad masinad, seisavad uued ka. Aga kui tünnidesse vett lasta, võib mõranema lüüa. Kutsuge, kui masinad paika saavad. Just nii.
Viige sisse! Saame eluväärnu sisse! Võta eluväärnu sisse! Ma nägin, kuidas ta vette kukkus. Laskis võit libises ja kukkus. Libises, aga tillist lahti ei lastud. Ma võtsin ta kraest kinni, tõmbasin jõest välja. Kus sa tal kinni võtsid? Kraest. Vaata, kuhu nüüd on eluväärnu sisse? Mismoodi? nii suur aasta meistrid mitte endal. Kas sa räägid sellest lihast võib lõkke põlema panna? No, kuhu ta kopsudes on? No nii. Noh, nii. Noh, kui mees tahab ikka juua, ega see töö ei seba. Sa joo töö ajal peale tööd, aga mitte töö asemel, kurat. Peale esimest ei tundnud küll mitte midagi. Ja peale teist ei tundnud enam kedagi. Aga mis siin siis toimub nüüd? Miks ma märg olen? Mida te mehe hakkama saite? Meie päästsime siin Lukumi surma. On teile teema! Pange päätsid! Urjus mehel ja heinakoormal peab tee peal palju ruumi olema. Vabrik ehitati kiirelt üles ja juba sama aasta sügisel pandi masinad taas tööle. Aga süüdlane jäigi tabamata, kuigi külamehed andsid Kärejaanile korraliku keretäie. Noh nii, igaks juhuks. Kuigi too väitis, et tema ei ole põlenguga kuidagi seotud, ei uskunud mehed tema sõnu. No ja sellest, millelt inimesel on maitse suus, on kõik targad midagi arvama. Nii arvab ju igaüks, et tema teab kõige paremini, kuidas viina teha ja viina müüa. Jah, sellele kõigele oli pooldajaid ja oli kadestajaid, kuid külmaks ei jätnud see kedagi. Aga arvetavasti oskas riigimonopoliga suhted korras hoida ja tehase toodang ei vähenenud. Aga enne veel, kui Euroopas läks lahti esimene ilmasõda ja viinavabrikud kõik kinni pandi, toimus pereringis tähelepanuväärseid sündmusi. 1914. aastal suri minu poeg Voldemar. Ei olnud talle kauaks elupäevi antud. Aga kus minejaid, seal tulijaid. Marta ja Augusti perre sündis poisslaps, temale pandi nimeks Eerik. Nii asendus lahkumise mure saabumise rõõmuga ja elu moel läks oma rada edasi. Aga üle maa käis nagu mingi külm tuul, mis jäätas inimeste hinged. Naeratati teineteisele nii vähe ja sedagi ainult kodus omaste keskel. Aga joodi selle eest palju rohkem. Aga selles joomises ei olnud rõõm. Ja mure pärast joomine muret ei vähe.